Tere, siin on TIE Aesthetics Project. Kuskil 6 aega tagasi mainisin ma ühe meie Instagrami postituse all, et mul on plaanis alustada jõutsüklit, mille eesmärgiks on siis minu surumist ja kükki üles ajada ja seda 9 nädala jooksul. Ja siis ma mõtlesin, et why not seda kõike teiega jagada ja teha sellest videoseeria. Nii et see video, mis te praegu vaatate, on siis sellest videoseeriast esimene video. Teoorias peaks kokku tulema 9 tükki. Ja minu jaoks on see jõutsükkel päris põnev, sest ma olen nüüd päris tükk aega teinud sellist pigem bodybuilding suunitlusega trenni ja ma ei ole kunagi varem teinud sellist kava, kus mul iga nädal kordused, seeriad, raskused muutuksid. Et kava, kus mul siis on niimoodi progress on nagu kava sisse juba ehitatud. Ja kuna see jõutsükkel on arvatavasti päris kurnav, treenid on mahukad, siis on trenne mul 4 tükki nädalas. Mul on 2 rasket trenni ja 2 nii-öelda kerget trenni. Esimene raske trenn on surumine, sellele lisaks ma teen veel mõningaid rinnaharjutusi, õlga, tritsepsid, bitsepsid ja teine raske trenn on siis kükk, kus ma teen veel lisaks kükile veel paar jalaharjutust ja siis lõppu natukene selga ka. Ja siis on veel üks kerge surumine pluss siis õlg ja käed ja üks kerge kükk pluss siis selg. Ja kui muidu kõigis kavas olevates harjutustes on siis korduste ja seeriate arv niimoodi fikseeritud, siis kükis ja surumises muutuvad nad iganädalaselt ja see teebki selle kava põnevaks minu jaoks ja loodetavasti ka teie jaoks. Nüüd ekraanilt näetegi, kuidas nädalast nädalasse need kordused seeriad mul välja nägema hakkavad. Esimesel nädalal on mul 6x3 surumine ja kükk 80% oma maksimumist. Sellest järgneval nädalal 6x4 jälle 80% ja sealt vaikselt hakkavad need kordused ja seeriad hakkavad allapoole tulema. Kuniks siis 8. nädalal ma peaksin teoorias suutma teha 2 seeriaid 2 oma praegusest surumise ja küki maksimumist. Ja siis viimane 9 nädal siis proovime uut maksi kükis ja surumises. Ja nüüd nii-öelda kergetel trennidel minu seeriad ja kordused ei muutu, need on 6x2 nädalast nädalasse ja 80% minu maksimumist. Iga nädal need korduste seeriate raskused sõltuvad minu hetke maksimumist. Ja nüüd tänu sellele ma pidin enne kava alustamist siis välja selitama, mis palju ma suudan praegu kükkida ja palju suruda. Et netis on küll igasuguseid kalkulaatoreid olemas, kus te võib-olla saate oma sellise mingisuguse aimduse, kus kandis teil see number võib olla, aga ikkagist, et nii-öelda sellest kavast best bang for your buck saada, tasus mul enne kava alustamist siis see maksimum välja selitada. Sest ütleme juhul, kui ma peaksin kalkulaatori järgi võtma mingisuguse maksimumi, mis on võib-olla suurem sellest, kui me tegelikus jaksan teha, siis jooksen ma selle kavaga mingi hetk vastu seina või siis teisest küljest, kui see number vist siis ma välja arvutan seal kalkulaatorist, on madalam, kui ma tegelikult suudan. Võib-olla ma ei saa sealt kavast nii palju, kui ma võiksin saada. Nii, aga ilma pikema jututa paneme mõned treeniklipid ka käima ja nüüd need treeniklipid, mis te näete, on siis minu sellest hetke maksimumi proovimisest. Võtame kõigepealt siis küki ette. Kükile ma lähenesin niimoodi, et ma tegin soojendusseeriaid tunduvalt rohkem, kui ma võib-olla muidu mingil tavalisel jalapäeval teeksin, et kokku tuli neid kuskil 5-7 soojendusseeriad selleks, et siis lihtsalt keha selleks suureks raskuseks võimalikult valmis oleks ja samas ma ei taha ka niimoodi keha liialt ära kurnata. Nii et ma hakkasin, kõigepealt alustasin, tegin 50-8-se, seejärel 70-6-se, 90-ga kas 3-se või 4-se ja siis sealt edasi hakkasin üheseid tegema ja niimoodi 5-10 kiloste hüpeteni. Kui ma ennem peas olin mõeldud, et see raskus võiks kuskil 130 juurde jääda, siis kuna mul oli tegelikult tunne päris hea, siis sai lihtsalt edasi kõmmutatud, kudiks ma siis jõudsin 140 juurde. Et ma nüüd jätan selle 140 klipi koos heliga mängima. Jätab nii. Nii ja surumise juures ma väga pikalt ei peatu. Soenduste, korduste ülesehitus oli täpselt samasugune nagu küki puhul, nii et ma näitan teile ainult 2 viimast oma rekordikatset.
ja ma ütleks jutumärkides rekordikatset, sest see 107,5, mis siin lõpuks tulemuseks jäi, ma ei ole sellega absoluutselt rahul, et ma olen tunduvalt rohkem varem surunud, aga arvatavasti eks siin on dieet ja siis see, et ma ei ole selliseid madalamaid kordusi surumises väga ammu teinud, siis tänu sellele on see tulemus ka väiksem. Aga mis seal teha, siit saab ainult paremaks minna, nii et 107,5 on siis minu see stardipositsioon. Siin me oleme ajamasinaga nüüd hüpanud tsükli esimesse raskesse rinnatrenni. Nagu alguses mainitud, siis algab see rinnatrenn surumisega. Esimesel nädalal on 6x3 lamadest surumine mul ja 80% maksimumist. 80% 175-st oli 86, mina ümardasin selle 85 peale. Et ma nüüd kõik 6 seeriat ma teile siia sisse jätnud, et võtsin linti 1., 3. ja 5. Et ma arvan, et edaspidi kui need seeriad hakkavad väiksemaks jääma, siis ma arvatavasti võtan ka kõik linti. Loomulikult sel päeval mu trenni ei piirdu ainult surumisega, et sai paar ka rinnaharjutust juurde tehtud, natukene õlga ja biitsepsit ja tritsepsit, et nendel ka ma nagu praegu selles videos pikemalt ei peata, et arvatavasti mõnes järgmises osas ma näitan täpsemalt, mis ma nagu nädalast nädalasse teen. Nii, nüüd on esimene raske kükitrenn siis, 112,5 on peal, jällegist 3 ja 80% maksimumist. Jällegist ainult kükkimisega ma siin ei piirdu, siin ma üritan neid säärepoisse suureks saada, võib-olla vale asi, ütleme suurem maks saada on õige, et see on mul kindlasti selline weak spot ja siis saigi tehtud siin 8 seeriat säärt. Et idee poolest 4 võiks teha istudes, 4 võiks teha seistes sirgete jalgadega, aga kuna Balti MyFitis ei ole sirget, tähendab istudes sääremasinat, siis sai lihtsalt 8 seeriat sirgete jalgadega lõhutud. Ja lõppu 2 seljaharjutust, siin te näete siis handlitõmbeid, neid ma tegin 4 seeriat, kordusi kuskil 10 kanti. Järgmisena te näete mu trenni nädala siis 3. rinnatrenni, ehk siis kerget rinda, seeriad 6x2, 80% minu maksimumist ehk siis 85 kilo ja mul on hea meel selle üle, et sellel päeval see kang, see 85 kilo tundus käes juba palju kergem ja liigutus oli mugavam, nii et siit on nagu hea minna peale sellele järgmisele trenni nädalale. Ja siit ma nüüd jätangi mõned klipid mängima minu järgmistes siis harjutustes, mis ma sellel päeval veel tegin. Teine võib-olla ei saagi aru, kui oluline on su vasak käsi ja ei kasutada üldse, aga see otsast ära, et see arvutik oli väga oluline käsi. Et tervisega üldse nii liigesid teada, mis sina mõtled, et mis ta on, et kui ära vigastad, siis saad aru oluline tegelikult. Päris lõpus liikumist, kõik ei tea saada. Üks väike.
siis siin ma jälle olen, mina Mikko Kükkimas, regular site. Viimane trenninädala trenn, kerge kükk, 6x2, 112,5. Jällegist kangturjal oli kergem, kui ta oli esimene trenn, nii et jällegist positiivsed fiilid. Nüüd lisaks kükkidele tegin ma veel 5 seeriat jõutõmbeid. Neid ma küll linti ei võtnud, aga sellegipoolest mõtlesin, et mainin ära. Ja tõmbed on ka nüüd selline harjutus, mida ma ei ole aasta aega teinud, et ma olen siin vahepeal küll raamidelt tõmbeid teinud, aga nüüd päris seda õiget conventional tõmmet ma ei ole aasta aega teinud, et katsun ka vaikselt seda harjutust nüüd siia kavas sisse juurutama hakata. Nüüd lisaks tõmmetele tegin ma jalapressi, mida te ka praegu ekraanil näete. Peale seda veel 4 seeriat tagaosa, 8 seeriat säärt ja 2 seljardust. Nii ja selline mu esimene trenninädal siis välja nägi. Ma katsun siis selliseid kokkuvõtlikuid videosi teha iga oma trenninädala lõpus, ehk siis te saaksite koos minuga jälgida, kuidas mul see areng minema hakkab ja mis ma lõpuks 9 nädala pärast benchini kükin. Ja lisaks tahan ma teile meelde tuletada, et me oleme Mikuga oma podcastinduse Aesthetic podcasti päris korraliku hooga käima lükanud. 3 osa on juba väljas ja meil on päris mitu sellist huvitavat külalist arvatavasti lähiajal läbi hüppamas, et vaadake kindlasti video vahendusel, näete YouTube'ist meie podcast'e ja kui teil ei ole aega videot vaadata, siis kuulake, et iTunesis on olemas, Podbeanis on olemas, esimesed 2 osa on SoundCloudis olemas, kuid kahjuks järgmisi osi me arvatavasti SoundCloudi ei pane, nii et leiate meid Podbeanist ja iTunesist. Mulle endale näiteks meeldib podcast'e kuulata mingisuguseid selliseid tüütuid tegevusi tehes a la näiteks nõudepesu. Eks kokkuvõttes muutke oma sellised üksluised ja igavad tegevused endale mõnusaks ja vaadake ja kuulake meie podcast'i. Aga siinkohal räpime selle video siis kokku ära. Kui teil on mingisuguseid mõtteid, soovitusi selle jõutsükliga seoses, podcastiga seoses või mingeid küsimusi, siis andke meile teada, kirjutage kommentaaridesse ja vastame teile kindlasti. Aga siinkohal siis ma arvan, et näeme järgmises videos ja arvatavasti nädala pärast. Ciao!